Tere tulemast tagasi mu kanalile. Ma arvan, et me kõik paneme seda tähele ja me räägime sellest elevandist siin ruumis. Ma tulen teie ette ilma meigita. Ma mõtlesin, ma olen kogu aeg üles löödud, mul on mingi full glam peal ja te reaalselt näete mind väga väikse protsendi ajast. Ja mul on teile väikesugune, mitte otseselt story time, aga kuna ma tean, et mul on päris palju nooremaid jälgijaid või ka minu vanused jälgijad saavad seda teha, aga ma mõtlesin, et ma räägiksin natukene oma kogemusest au pairina, kuidas saada au pairiks ja kõik nii-öelda telgitagused sellel elul. Mina siis alustasin nii-öelda oma au pairi lifestyle'i, kui ma olin 21. Ma olin ülikoolis, mul oli viimane aasta ja ma lihtsalt tundsin, et ma olen nii läbi põlenud, mul on vaja muutust. Ma olen üldse väga süki inimene, et mul on vaja kogu aeg mingisugust muutust või nagu mu elu peab kogu aeg olema nii-öelda põnev. Ja üks hetk ma tundsingi, et ma seal koolis olen lihtsalt nii auku vajunud, ma ei käinud tundides enam, ma olin kõikides ainetes olin nii maha jäänud ja järgmine nii-öelda minu ajus mõistlik samm oli ära kolida. Ma mõtlesin pikalt, ma tahan ära kolida, ma kolin tagasi Eesti, bla bla bla. Ja siis mu üks kunagine vana kooliõde oli just suhteliselt samal ajal Ameerikas au pairiks käinud. Ta nii kiitis seda. Ja siis ma hakkasin nagu rohkem uurima selle kohta, aga see sait, kus ma tollel hetkel vaatasin samamoodi Ameerikasse, igal pool sul pidi olema driver's license, et nagu lapsi kooli sõidutada ja mul ei olnud. Ja siis põhimõtteliselt USA läkski niimoodi nagu lendas uksest välja, et okei, et ma valin siis mingi teise riigi ja ma tegin endale kasutaja sellisele veebisaidile nagu Au Pair World. Täitsin seal ankeedi ära, panin oma pildid ja ma päris pikalt otsisin sükest pere, kes nii-öelda tunduks see õige. Pikka aega oli mul plaan Iirimaa üldse ja ma leidsin ka ühe pere, kellega ma siis veidi pikemalt suhtlesin, pakun mingi nädal aega. Meil oli nii-öelda ette planeeritud Skype'i kõne. Ma olen pikalt rääkinud ja nemad elasid Cork, Iirimaal siis, Cork linnas. Ja ma oleks pidanud hoolitsema 13-aastast tüdruku eest ja siis oli vist väike poiss. Kõik tundus üli fun, nagu kodu nägi ilus välja. Ja siis kirjutas mulle üks naine, ütles, et meile väga meeldib su profiil pojaga ja rääkis natuke endast. Ja ütlesid, et kas sa tahad Skype kõne kohe teha? Ma olin mingi okei. Let's do it. Tegime Skype'i kõne ja sellest hetkest saati ma olin nagu mingi sold. See on see pere, keda ma tahan. Ta oli üksik ema ja tal oli 10-aastane poeg ja jutustasime pikalt, kohtusin Skype'is selle väikse poisiga. Ta oli nii jutukas ja nii outgoing ja ma lihtsalt tundsin, et it's meant to be. Ja ega kaua aega ei läinudki, ma arvan, et kuskil mai alguses meil oli see vestlus ja 6. juuni vist lendasin ma Inglismaale. See oli nii hetke emotsiooni pealt. Ma lihtsalt läksin kooli, võtsin akadeemilise puhkuse, ütlesin oma korterist lahti täiesti niimoodi üleöö, müüsin oma asju järjest maha, pakkisin oma asjad kokku ja istusin lennukisse. Mingil põhjusel, nagu mul oli mingisugune närv sees, aga see närv ei olnud üldse süke, et oh my god, mida ma teen, vaid see oli pigem süke. Ma olin elevil. Ma tundsin ülisafely ennast. Suur küsimus, mis ma küsisin, Denise oli siis minu host mom. Esimene küsimus ja üks kõige tähtsamaid mulle oli, et kas sa saad saata selle Inglismaa linna crime rate, ehk siis krimi hinnangu umbes, et kui palju seal on nagu kaklusi ja mingi pussitamisi, vargus, siuksed asju. Ja see on üks Inglismaal tollel hetkel oli üks Inglismaa kõige ohutumaid linnasi. Kõik see, kuidas ta rääkis mere ääres ja et siin on nii mõnus ja see kõik kõlas mulle nii hästi. Ja jõudsin kohale, mul oli, mäletan, suur kohver ja üks väike kohver. Ma astusin sinna Stanstedi lennujaamast välja ja otsisin pilguga ja seal seisis Denise ja tegi mulle suure kalli, aitas mind kohvritega. Sõitsime rongiga Londonisse, et Londonist minna teise rongiga Southendi. Ja meil kohe kuidagi nii klappis ja me hakkasime kohe pikalt jutustama ja siis jõudsime kohale, läksime taksoga sinna majja ja ma tutvusin Oliveriga. Ei tutvunud Oliveriga, me läksime Oliverile kooli järgi. Me olime paar tundi, olime kodus, seal näitas mulle mu tuba, mul oli siuke hästi pisike tuba, seal oli
läksid uksest sisse, paremat kätt kohe seina ääres oli voodi. Voodi, siin oli väike öökapp. Voodi jalutsis oli telekas, siis tuli rõduga aken ja siis oli riidekapp ja kummuti. Ja seal toas oli liikumisruumi reaalselt edasi-tagasi mingi 5 sammu jagu. Aga see oli minu tuba ja ma armastasin seda tuba ja see oli nii armas ja see oli nagu nii minu. Panin oma asjad ära ja siis läksime Oliverile kooli järgi. Samamoodi Oliver oli täpselt nagu ta ema, jutukas, sõbralik, outgoing. Ja siis me jõudsime koju ja siis ta andis mulle siukse paberi ja ütles, et näed, see on niimoodi kokku rullitud, pikk siuke paber. Ma tegin sulle midagi. Ja siis kui sa lahti tegid, siis ta oli joonistanud nagu Eesti kaardi siuksed piirded. Ja siis Inglismaa oma ja glitterid ja igast see nii armas ja see oli mul kogu selle aasta aja oli seina peal. Räägib naine, kes räägib, et talle ei meeldi lapsed ja siis ma räägin, et oh my god, mulle tehti mingi siuke asi. Mulle tegelikult meeldivad lapsed, ma lihtsalt nagu, ma ei tea. Anyways, pakkisin siis, panin selle asja seina peale, pakkisin veel oma asju seal lahti. Ma käisin esimese asjana duši all, ma mäletan. Käisin siis duši all ära, panin oma riided selga ja läksin alla korrusele. Järgmine päev oli minu meelest vaba päev ja Deniis tõmbab mu kööki ja ütleb, et nüüd hakkame jooma. Ja ma olin mingi, ma tulin su last hoidma siia, mis toimub? Siis ei, ma olen cool mom. Siis ma olin mingi, okei, sobib. Ma arvan, et selle õhtuga me lahjendasime ära 2 pudelit vahuveini, mingi gin toonikuid asju. Järgmine päev ma mäletan, et oli ikka päris hell tunne oli. Järgmine päev oli vaba päev, sest me läksime linna peale. Ta näitas mulle siis Southendi linna. Aga ma vist unustasin mainida, ma olin Southendis, Essexis. See on Londonist umbes 40 minutit ida poole sõita, mere ääres, ülikaunis. Ma panen pilte ka, sest see koht näeb tõesti välja nagu Hispaania. Ja siis läksime linna peale. Esimene asi, kuhu ma tahtsin minna, oli Primark, of course. Läksime Primarki, tostis mulle hommikumantli sealt ja mingeid rätikuid ja sussid. Ja siis ma ostsin ise veel mingid nipet-näpet asju. Vanaema oli mulle pannud 100 eurot kaasa, et ma saaks nagu sisse elada, sest ega mul kohe nagu mingit alustusraha ei olnud. Kuidas see au pairi, kui me räägime veits rahast? Ma põhimõtteliselt läksin tühjade kätega, mul oli 150 eurot, kui ma läksin sinna. Aga kui sa oled au pair, sa ei maksa mitte millegi eest. Sa ei maksa ise söögi eest, sa ei maksa seal elamise eest, sa ei maksa bussisõitude mitte millegi eest. Ja siis mis sa ise tahad, kas tahad mingit eraldi snäkke või asju, selle eest muidugi maksad ise. Minu puhul ma ei pidanud maksma, kui me käisime Denisiga koos, ta oli mingi panekorvi, mis sa tahad või kärru, ta oli mingi väga rikas, ütleme nii. Kui sa tahad shopata ja siuksed asjad, siis sa pead ise maksma. Ja mul oli weekly allowance alguses, mille me siis muutsime 2 nädala peale, et ma sain siis 2 nädala tagant. See oli 210 poundi. Kuus minu meelest ma sain 400 või kuni 450 poundi, ma ei mäleta täpselt. Aga see raha jääb sulle kõik kätte, nagu see on täiesti sinu raha, tee sellega, mis tahad. Ja Inglismaa on nii odav. Muidugi iga perega sul on erinevad rahalised summad, mis sa saad ja see on kõik läbirääkimise küsimus ja oleneb muidugi, mis sa tegema pead. Üldjuhul on sul määratud tunnid, mis kellast, mis kellani, aga mul oli suhteliselt vaba graafik, ainult hommik oli kindel. Rahaosa, see selleks on ju, see on kõik hästi individuaalne. Shoppasime seal ja ma olin alguses ikka väga näpud põhjas, sest ma nagu, mul oli ju kohe vaja igast asju Primarkist endale osta. Sellel hetkel, kui me linna kõndisime muuseas, tuli üks noor tüdruk mulle vastu ja Deniis oli mingi, see on naabritüdruk. Siis ma olin mingi, okei. Ja siis ta mingi hüüdis üle tänava. Ja ta Stace, tule siia, vaata. Rääkisime ja siis oli mingi, et see tüdruk oli just Eestist nagu meile elama, et ta hoolitseb Oliveri eest ja et oleks äge nagu, kui tal oleks mingi sõbranna või keegi, kellega suhelda. Te olete suht ühevanused. Stace on must 1,5 aastat noorem. Oleks tore, kui nagu Adal oleks keegi, kes talle näiteks nagu linnapealselt ja et ta ei tunneks ennast üksikuna. Ja siis minu töökohustused. Hüppame nüüd edasi sinna kuskile esmaspäeva poole. Minu töökohustused olid hommikul, märkasin umbes 7. Panin ennast riidesse, pesin hambad ära, äratasin Oliveri kuskil seal 7-7-10 vahel. Ja temaga oli väga raske hommikuti. Ta ei tahtnud üldse ärgata, ta ei kuulanud sõna. Nagu lapsed ikka. Siis ma alati küsisin, mis hommikuks tahad. Tegin talle riided valmis, pane need riided selga, tule alla, tegin talle hommikusöögi, andsin talle rohu. Ja siis vaatasime, et tal on kõik kooliasjad. Siis ma tegin alati lunchboxi talle lõunaks kaasa. Lunchbox Inglismaal, nagu seal ei ole põhimõtteliselt mitte midagi tervislikku. Ja see oligi tortilla rapp lihtsalt ja riivjuust sees. See oli ta lõuna, mis talle nagu
mis talle maitses. Siis oli pakk krõpsu, pakk mingi küpsiseid või Belvitat või midagi siukest. Siis oli mahl ja siis oli vesi. Selle panin talle alati seljakotti, siis ma panin ta hommikuti riidesse ja läksime bussi peale. Buss läks vist mingi 7:45 või 8, ma ei mäletagi. Viisin ta kooli, ma pidin ta reast kooliväravatest sisse viima. Et seal on nagu väga tähtis see, et ema või keegi kindel tuleb järgi täpselt kooliväravate juurde ja saadab lapse kooliväravate juurde. Et seal nagu lapsed üksi põhimõtteliselt koolis üldse ei käi. Ja ta oli 10 juba. Ma tean, et Eestis nagu käid esimeses klassis põhimõtteliselt. Ema näitab paar korda ja sa käid üksi. Peale seda mul oli vaba kuni umbes kella 3-ni. Tihti ma läksin bussiga koju, aga mulle julmalt meeldis jalutada, eriti kui olid soojad ilmad, siis sa kõndisid niimoodi natuke seal tänavate vahel, kuni sa tulid promenaadile ja see oli lihtsalt... Sellepärast ma tahaks kolida tagasi Southendi. See oli süke, ma pakun mingi 6 kilomeetrit promenaadi lihtsalt, meri. Ja siis ma hommikuti, kui olid soojad ilmad, ma olin lühikeste pükstega, mul oli mingi topp või mingi T-särk, mugavad tossud olid jalas ja ma lihtsalt jalutasin muusika kõrvas. Lained mingid crashisid, linnud lendavad, päike särab. Iga hommiku mul süke 2 kilomeetri, 2,5 kilomeetri jalutuskäik ja ma tegin seda, ma pakun nädalas 3-4 korral. Stacey'ga me olime selleks hetkeks juba Snapchatis suhelnud ja Instagramis ja iga kord, kui ma koolist koju jõudsin, siis kell oli selleks hetkeks umbes, no olenes, kas 8:39 vahel. Üldjuhul Stacey oli ka selleks ajaks üleval juba ja ma käisin toas ära. Ma tegin 15 minuti uinaku võib-olla 20. Inglismaa oli koht, kus mul oli kogu aeg lucid dreamid, sest ma olin väsinuna ärganud üles, ma olin tund aega üleval, ma läksin magama tagasi ja niimoodi ma lucid dreamisin põhimõtteliselt iga hommik. Seda lucid dream tähendab seda, et sa kontrollid unenägusi, et ma ei olnud täitsa sügavusunes. Ma sain aru, et ma magan, et ma näen unenägu, aga ma sain seda unenägu kontrollida. Ja siis üldjuhul jah, ma peale seda äraviimist magasin süke 15-20 minutit, mis üldjuhul ei pannud äratust, sest ma reaalselt ärkasin peale 15-20 minutit ülesse, tundsin ennast palju värskemana, käisin duši all, tegin hommiku spiruliina smuuti mustikatega, see oli mu lemmikhommiksöök ja siis umbes 9:30, 10 vahel me saime maja ees kokku ja me kõndisime linna. Linna oli ka juba mingi 3 kilomeetrit ja siis kõnnid veel linna peal paar kilomeetrit, käisime kolamas, käisime shoppamas, käisime söömas ja niimoodi iga jumala päev. Ja siis kõndisin koju, et minna Oliverile järgi. Siuksed mu päevad välja nägidki, et hommikul ärkan, hoolitsen, käin linna peal oma vabal ajal ja siis umbes kella 3 lähen kooli järgi. Koolist koju tulime, siis ma aitasin tal kodutööd teha, tegin talle õhtusööki, mängisin taga PlayStationit, Xboxi ja niisama käisime pargis, käisime poes, ta ema tuli kuskil seal 6 ajal. Selleks ajaks mul oli kodu oli täiesti ära koristatud. See ei olnud minu ülesanne, lõpuks see kuidagi muutus mu ülesandeks ja ma arvan, et sealt tekkiski meil lõpus Denise'iga väiksed siuksed, lahkarvamused. Ma alati koristasin kodu ära, pesin kõik nõud ära, tolmuimejaga tegin iga jumala päev. Siis mu õhtu oligi siuke, chillisime, vaatasime võib-olla filme koos, vahepeal olin Stacey juures. Nädalavahetused, however, mul oli lubatud iga nädalavahetus reedest, nii kui Denise koju jõuab, tee mis tahad. Reede päeval me käisime juba Stacey'ga alati poodides. Ostsime õhtuks Apple Soureid ja džinni ja Sprite'i. Ma panen meie pildid ka meie esimesest peost, me nägime nii ilusad välja ja ma tegin Stacey'le meigi ja soengu ja kõik. Ja iga nädalavahetus ma käisin klubis. Iga jumala nädalavahetus ja mõlemad päevad. Ma ei tea, kuidas ma seda jaksasin. Me alustasime alati The Last Post baaris, mis on siis Wetherspooni baarikett ja seal oli 5 poundi eest sai valida 3 erinevat jooki. Ma võtsin alati 2 Fireballi kokaga ja 1 Corona. Fun fact. Ja iga jumal nädalavahetus käisime väljas ja ma ei tea, kuidas ma jaksasin. Mingi hetk ma tutvusin Stacey vennaga, sealt tekkis suhe, mis kestis 7 kuud ja lõppes väga valusalt ja halvasti ja tema oli ka põhjuseks, miks ma tagasi Eesti kolisin, mitte minu poolt, aga Denise'i poolt, sest ta loopis kividega meil aknaid öösiti, et ma andeks annaks või läheks räägiks taga ja eks paratamatult Denise'il sai mingi hetk kopp sellest ette. Ja siis ma tulingi oma
kudinatega sealt tagasi. Kui ma tagasi tulin Inglismaalt, me olime väga pikka aega pereemaga tülis. Ma pakun, et tüke pool aastat me ei rääkinud sõnagi, me olime igal pool üksteist ära kustutanud. Me läksime suhteliselt nagu tülis, nii-öelda lahku sealt. Ja üks hetk ma tundsin, et ma ei taha enam tülitseda. Nautisin seda aega seal Inglismaal. Ma olin nii happy ja et ma igatsen neid ja et ma igatsen Oliveri ja et ma igatsen Denise ja et nagu ma ei taha tülis olla. Ja jõulud olid tulemas ja ma saatsin kirja. Ma kirjutasin 2 A4 lehte täis sükse kirja, kus ma ees vabandasingi ja rääkisin, et ma ei olnud kõige paremas kohas vaimsel ja saatsin selle ära ja lootsin parimat. Ja üks päev tuli mulle WhatsAppi sõnum, et me saime su kirja kätte ja me igatseme sind ka ja et me mõlemad nutsime Oliveriga seda lugedes, et palun tule külla. Ja sellest saati, kui ma nagu leppisime ära, me oleme pakun iga paari kuu tagant suhtleme. Ma sain põhimõtteliselt teise perekonna endale sealt. Ja see oli nii worth it. Ja see ongi siuke minu väike story sellest au pairi elust, et milline minul oli. Ma soovitan igal inimesel reaalselt elus korra, kellel nagu vanuse poolest võimalus on teha väike aasta endale ja olla au pair. Eriti ma soovitan seda teha peale keskkooli. Võtagi aasta enne, kui sa ülikooli lähed. Võib-olla su meeled muutuvad, võib-olla sa tahad teise riiki üldse jääda. Võib-olla sa avastad, et sa tahad hoopis mingit teist ala õppida. Ära kiirusta, ela elu. Lihtsalt ela, võta see aastakene. Kindlasti soovitan Au Pair Worldi kaudu seda teha, see ei ole kuidagi promotud, mina lihtsalt sealt kaudu sain sellise võimaluse endale. Ma panen selle lingi ka alla, kui tahad minna vaatama. Ma tõesti loodan, et ma leian enda selle CV, mis mul seal üleval oli, aga neil on praegu kõik on offline. Ma mäletan seda, et ma rääkisin seal, et mul on kaitseväe treening on tehtud, vaata keskas tehti neid erinevaid laagreid, et ma olen seda teinud ja et mul on metatreening, ma oskan elustada, ma oskan seda, ma rääkisin nendest nii palju head seal. See ongi, sa teed põhimõtteliselt CV, kus sa kirjutad oma hobidest, oma saavutustest, mis sa elus teinud oled, mis sa tahad teha, millist pere sa otsid. Kindlasti ära rutta ja kindlasti Skype'i kõikide peredega, kellega sa nagu, kes sulle silma jäävad. Selle kaudu sa saad kõige rohkem aru, kas te olete match, kas te sobite. Kindlasti palu näidata enda tuba, milliseks saab, rääkige kohe enne kui üldse midagi kinnitad, palju nad on nõus maksma. Aga kindlasti best decision of my life. Ma sain eluaegse sõbranna. Me näeme üldjuhul iga poole aasta tagant, aga me ei ole 2 aastat nüüd koroona pärast näinud. Õnneks ta eesti keelest aru ei saa. Tal tuleb 18. veebruar sünnipäev ja mul on siuke väike tunne, et ma teen talle üllatuse ja ma lendan kohale, nii et ta ei tea. Ma vlogin ka seda kindlasti, kui ma lähen Inglismaale, aga ma juba tean, et ma hakkame mõlematega ulguma. Kui teil on au pairi elu kohta veel mingisuguseid küsimusi, alati all kommentaarides võite küsida. Ma loodan, et see video leiab õiged inimesed. Ja võib-olla kui teil ei ole julgust olnud midagi sellist teha, siis ma loodan, et võib-olla minu story annab kuidagi julgust. Aga aitäh vaatamast ja näeme juba järgmisel esmaspäeval kell 19:30.